Meil on seaduslünk, mis ei luba ühelgi kohalikul omavalitsusel seada tegelikult piirarvu nendele kergliikuritele. See kindlasti peaks olema, mida on võimalik teha siis liiklusseadusest tulenevalt, on kehtestada määrus, et piirata parkimisalasi ja piirata siis piirkiiruseid. Ja seda kindlasti nüüd Tallinn on asunud tegema esimesena kohaliku omavalitsusena Eestis ja plaanime siis tegelikult tänast südalinna kiiruspiirangu ala laiendada, täiendavad ka Telliskivisse, Rotermanni kvartali suunas, et ka siis tänased tõuksid ja kõik teised kergliikurid siis oleks ühtses piirangualas ja loomulikult on meie prioriteet jalakäijate ohutus. See, et nüüd tuleb veel 2 korda raskem kolakas siia pisimopeedina on meie tänavatele, meie kõnniteedele, see on küll keelatud, aga me teame, et küll nad hakkavad sõitma seal. Et see teeb mind tegelikult päris murelikuks ja sellest lähtuvalt me planeerime siin ka arutame piiranguid konkreetselt, et igal juhul me peame ju selles olukorras kaitsma siiski inimesi, kes kõnnivad jala. Ja see, mis on praegu arutelu all kõige selgemalt, on tegelikult kiirusepiirangud. Et me teame, et me oleme siiani siis tõukerataste rendifirmadega teatud kokkulepeteni jõudnud, et teatud piirkondades on kiirused madalamad, et me peame siin kindlasti neid arutelusid jätkama. Äsja alanud kergliikurite hooajal on 2 inimest juba õnnetusse sattunud ja ka haiglasse toimetatud. No tõesti loodame, et nende pisimopeedidega läheb tunduvalt paremini. Aga küsime enne ka motomeestega käest, mis nad arvavad, kui need masinad anda täiesti ilma kogemusteta inimeste kätte? Arvestades nüüd lapsed või siis täiskasvanud, kellel tegelikult puudub mootorsõidukiga nii-öelda 2-rattalise sõidukogemus, siis need on täitsa erinevad asjad võrreldes jalgrattaga. Et ma lihtsalt siin arvan, et siin hakkab lihtsalt õnnetusi juhtuma ja väga palju. Sellepärast, et tegelikult sõidukogemusi puudub, keegi ei õpeta ka neid. 1. aprilli jõustub ju B-kategooria juhiloaga saada hakata sõitma põhimõtteliselt 125 kuupsentimeetrit rolleri mootorrattaga, aga sa pead ka seal tegema nii-öelda platsi eksami, et sa näitad, et sa suudad mootorrattaga kohalt liikuda, pidurdada, kallaku peal tõusta, edasi liikuda ja nii edasi, riigikesi teha seal. Aga seda ei tehta näiteks nende samade mopeedide puhul, et mopeedijuhilube ometi peab taotlema, aga seal ei ole enam väga vahet, et on see siis sama punane mopeed, elektrimopeed või tavaline mopeed. Ma loodan väga, et need 1000 ei tule korraga ja esimeste kogemuste põhjal tekib inimestel oma arvamus nii ühelt poolt kui nii kasutajate kui ka siis selle ohu hindajate poole pealt. Ma arvan, et kui eeldus on see, et inimesed täidaksid kehtivaid eeskirju, alustades sellest ja käituksid mõistlikult, järgiksid enda ohutust, kasutaksid kiivrit, siis on juba hulk riske vähendatud, kuna Riias on nad juba aastaid olnud ja tegelikult ei ole nad nii massilised liikluspildis, et siis tõenäoliselt ikkagi see reguleerib ise ära, kas inimesed tahavad neid üldse nii massiliselt kasutada või mitte. Aga te ei arva, et ilma igasuguse koolituseta võibki rahvale sellised masinad kätte jagada? Kasutaja vastutus on selles mõttes, et kindlasti oleks tark kusagil ilma liikluseta kohal proovida kõigepealt, eriti kui see on su täiesti esimene kogemus mopeediga. Kui nädalavahetusel lund ei saja, lubatakse esimesed pisimopeedid juba laupäeval tänavaile tuua. 1000 masinat korraga välja ei tooda, sest hetkel ei ole kõigile masinaile Hiinast akud kohale jõudnud.